sest sa siit südamest ei taha tunda midagi, sa peidad endal selja taha ära ja sul hakkab selg kumeraks minema. No, siis muidugi kohe jookstakse seljaarsti juurde, kiropraktikute juurde, selg on pidevalt valus. Muidugi, kui sul ega see ju hakkab mõjutama kui selgroogu, sest selgroogu hakkab nagu kõveraks minema. Kui sa siit ülevalt läheb kõveraks, siis pinged tekivad alla omakorda. Kõik on ju seotud omavahel. Ja siis on nagu pidevad seljavalud, pidevad nagu probleemid alakehas, ülakehas, selg valutab, süda valutab, pidevad ärevushäired. Võib-olla see on seotud ka sellega, vaata, et ei saa nagu piisavalt hingata. Absoluutselt. Kõik on... Mul on sükest asja olnud kunagi, ma mäletan, kui ma olin laps, et ma tunnen, et ma ei ole nagu piisavalt. Jaa, aga see ongi see, et millest siis ärevushäired tekivad lastel. Vanemad kurdavad hästi, et laps on nii ärev, üleaktiivne nagu, sest ta sees on niuke ärevus, kuna ta ei hinga. Kui sa hingad korralikult, siis sul kõik rindkere liigub, selgroog liigub, aga kui sul on siin hästi tugev emotsioon ees, siis see ei anna sulle lihtsalt ruumi siia hingata, sul on valus. Sul on valus hingata, sul on lihtsalt nii tugev emotsioon, mida sa ei taha tunda, ja sa tegeled siis selle nagu rusikas hoidmisega, sa tegeled siin südames, samamoodi sa oled lihtsalt selle nagu ära peitnud ja sa hoiad seda. Ja kuidas siis välja lased? Selleks ongi, kui sa ongi hakkad niimoodi... Tihti piisab, ma olen ise erinevatel hingamiskursustel käinud, kus kõige lihtsam. Niimoodi. Hakkad keha liigutama ja hakkad hingama.